donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Tere hommikust! Meil on siis kenasti hommik kätte jõudnud. Ma loodan, et mu hääl jääb kosta, siin on päris kõva lärm. Aga me oleme Itaaliasse jõudnud. Me juba jõudsime siia kell 4 öösel umbes, siis praegu on kell 6:30. Et võtame ühe kohvi, väikse croissanti ja siis sõidame kell 8, peaksime siis randuma. Ehk siis vaatame edasi, mis siis saab. Aga tore, et oleme siis kenasti Itaalias. Et laev keerab veel ringi ja kohal me olemegi Itaalias siis. Ja ongi pari. Ja ongi pari, jah. Ja niisugune väike paat, see on mingi. Saime siis lõpuks dokumendi kontrollist läbi. Üsna tükk aega tuli oodata, kuna meil olid ees hiinlased ja venelased ja neid puistati nagu pikemalt, aga kui me oma ID-kaardid andsime, siis öeldi, Estonia, go! Ja nüüd siis suundume sellisesse kohta nagu Matera linna. Nüüd lähme vaatame. Kuna meil öömajani on aega, öömajja me saame kell 2 sisse sinna Mooladi Parisse. Praegu me oleme Paris, Pari linnas. Aga et lähme teeme siis väikse ringi enne, et käime Materas ja siis olid mingid koopad, kuhu me veel lähme ja siis läheme siis Mooladi Parisse oma öömajja. Kiriku kell lööb siin. È prezioso, per questo mi affido e non fido solo della carrozzeria calabrese. Saime siis Pari linnast välja, nüüd oleme siin Itaalias, ilmselt mingi kiirtee, veel maksmispunkti pole olnud, aga võimalik, et tuleb. Aga see Pari ise oli siis üsna pole sadamalinn, et seal nagu midagi ilusat ei olnud. No võib-olla vanalinnas oleks, ma ei tea, aga sinna me ei läinud. Aga sõidame Matera poole siis. Olemegi siis nüüd Matera di Sassi nende koobaselamute juures. Neid nimetataksegi sassideks. Need on pehmesse materjali kaevatud koopad, mis siis omal ajal siin 13. sajandist pärit elasid väga vaesed itaallased, kellel ei olnud siis raha endale paremat elamist soetada. Ja nad olid siis Itaaliale suureks häbiplekiks, mistõttu neid hakati siis sunniviisiliselt parematesse korteritesse ringi majutama kaasaegsematesse. Ja nad läksid sinna väga vastumeelselt, nad ei tahtnud. Viimased elanikud läksid siit ära 1950. aastatel ja nad väga nagu vastumeelselt läksid ja paar perekonda siis suutsid ikkagi salaja siia kuhugi sisse elama jääda, vaatamata sellele, et väga ebasanitaarsed tingimused olid. Ja nemad siis arendasid siin natukene seda edasi, nii et mõned koopad peaks olema tänapäeval isegi turistidele külastamiseks avatud. Ja praegu on siin see kinnisvara soetamine nii kallis, et hetkel oleks siin näiteks ruutmeetri hind on kusagil 3000 eurot, et siin soetada endale mingit elamist. Ma ei tea, elamiseks sellist väga enam ei kõlbagi, aga siuke ta välja näeb, sellised koobaselamud, sassid nimetatakse. Meil oli jube raske siia parkimiskohta leida, me ei saa minna sinna lähemale jalutama, sest siin ei ole mitte kuhugi lihtsalt autot panna. Ei raha eest ega ilma rahata. Ikka uskumatud.
tänavad ja külad. Nüüd siis katsume siit Matera linnast välja saada, siin on kohutav liiklus. Nii tihe ja ühesuunalised tänavad on siin. Aga edasi liigume siis Castellana koobaste poole. Vaatame, kas leiame need ka üles. Natuke siis selliseid külavaheteid ka. Sõidame siin põllud ümber ringi. Ma ei tea, harivad ka neid. Need on niisama mingi sööti jäetud. Villapõllu. On jah. Jõudsime siis siia Castellana koobaste juurde. Auto saime siia mingisugusesse parklasse. Enda arust üritasime puu alla varju panna. Aga ega siin, nagu näha, siis neid varjusi väga ei ole. Kõik pargivad nii, kuidas juhtub. Nüüd lähme uurime lihtsalt, kas see Castellana koopad, et ma ei teagi, kas me sinna üldse saame täna või ei saa või tuleme homme või. Lähme uurime infot lihtsalt kõigepealt. Et käisime, uurisime siis infot, et ilmselt meil ongi mõistlik tulla alles homme, sest et ingliskeelsed tuurid sinna koobastesse on kell 11, mis on ilmselgelt vist nüüd juba möödas. Ja siis on kell 4, mis meile ka ei sobi, sest siis me oleme juba Moladi baris. Ja tahaks täna poes käia ja vaadata ennast sisse sättida. Aga homme meil põhimõtteliselt aega on, et vaatame, kuidas me homsed plaanid, et me võime kuidagi siis sättida nii, et saame tulla homme vaatama neid koopaid. Võtame siis praegu Moladi bari poole. Siin on mõlemal pool teed on kogu aeg nii, ma ei tea, need ühetumiste õunapood on. Ja viinamarja istandused on siin järjest. Eespärast on meri ka juba. Ongi Moladi bari, nägid. Lähmegi linna sisse siis. Villad siin. Siin ei näe järjest. Põhimõtteliselt oleme siis Moladi bari kesklinnas praegu. Meil on natuke aega sisse registreerimiseks, et noh, mis su esimene mulje on siis Lõuna-Itaaliast? Mis ta nüüd on siis? Ütleme, katastroofipäevana. Räägime niimoodi otse asjadest. Ja oma viga. Võtsime espressot, Doppio espresso. Mille peale tehti? Suured silmad. Ja no sugar. Seda ka ei tahtnud. Me oleme väikses tanklas lihtsalt praegu. Et vaatame. Ja sa kujutad ette, sa koppat espresso 90 senti. 90 senti ainult, jah. Isegi vett anti kõrvale. Ma pole kuskil sukse hinna eest saanud nagu siin. Aga jah, üldiselt kuidagi väga kaos on, kõik on kaos. Enda viga, tee oma teema. Enda viga ka, jah, me ei mõelnud asju läbi korralikult, aga pole hullu, saame hakkama, kirjutame ennast sisse ja siis hakkame mõtlema. Nii et varsti jõuame siis öömajja ka. No nii, jõudsime kohale, tegime check-in'i ära. Selline maja on meil siis. Siin on see meie terrass. Ja see, mis lahti on meie värav. Nii et lähme tuppa ka siis. No nii, siit saab sisse siis. Siin on meil selline terrass. Selline ilus. Nii. Ja siis lähme vaatame tuppa ka. Selline tuba siis. Siin on istumine ja kööke. Ma just tahtsin küsida, et kas televiisor ka ikka on. Nüüd ma näen, et ikka on ja mitte väike. Ei hakanud kohe nagu silmagi. Siis näitan magamistuba. Magamistuba on selline. Ka ilus. Ja siin on meil veel üks tõrdu.
vaatame selle ka siis juba. Siin on siis veel selline terrass. Hästi suur ja uhke. Magamistoa kõrval on siis vannituba ka. Et selline vannituba siis. Nii et päris uhke elamine. Tere! Täna on siis kolmapäev, 12. juuni ja oleme Muladi baris praegu. Ja nüüd siis läheme uuele ringile sinna Castellana koobastesse, et kuna eile me leidsime, et meil ei ole piisavalt aega ei olnud hetkel, et täna siis oleme varunud selle aja, et läheme kella 11-sele tuurile. Et see Castellana koopad pidi olema siis seal 3 kilomeetrine ring, 2 tundi umbes giidiga ja seal on siis need stalaktiidid ja stalagmiidid ja sellised koopad siis. Nüüd lähme neid vaatama, 16 eurot siis ühe inimese pilet. No nii, nüüd saime siis piletid ära osta. 16 eurot on üks pilet. Sisse peaksime siit saama koobastesse. Nii et siis saab näha, rahvast on päris palju. Oleme siis siia kohale jõudnud, pilte ongi lubatud teha ainult esimeses koopas. Allapoole lähme siis edasi. Hakkasime siis välja jõudma, siin tohib jälle pildistada, vahepeal on päike välja tulnud, kõik nii särab ja ilus. No nii, koobastes on siis nüüd käidud. 3 kilomeetrit oli siis see ring ja umbes 2 tundi võttis aega. Ja nüüd me siis lähme oma lõvi juurde jälle. Jõudsime siis Alberobello linna. Parkisime auto ära. 6 eurot parkimine. Ja nüüd siis jalutame, et tutvuda trullidega. Siin on ka trullisi näha. Need trullid on siis sellise ümara vormiga, selliste iseloomulike katustega hooned, mis on siis ehitatud ilma mördita, ilma sidusaineta. Need trullid on siis nagu talupoja elamud ja miks neid omal ajal sellistena ehitama hakati, polegi täpselt teada. Aga üks kõige tugevam versioon on see, et lihtsalt kuna maapind oli kallis, majad maksid palju ja need ehitati ilma igasuguse mörditega millegita, et siis kui saabusid inspektorid, oli võimalik katusest lihtsalt, et võtad ühe kivi ära, sekunditega kukkus maja kokku ja ühesõnaga inspektorile said öelda, et aga maja polegi ja polnudki midagi maksta. Aga teise versioonina on ikkagi, et neid tehti loomade hoidmiseks, vilja hoidmiseks. Nii et ei oska öelda. Nendel trullidel on niisugused märgid katustel. Seda ka keegi nagu ei teagi, mis need märgid tähendavad, aga meenutavad nagu mingist Tolkieni raamatust, et on need majad pärit. Siis nad pidid olema sellised ka, et tundub, et nad on väikesed, aga sees, kuna on mitu tükki kokku tehtud, et siis sees nad on tegelikult päris mahukad, et pole üldse pisikesed.
Aga kõik need on mingid suveniiripoekesi ja restorane täis praegu. Aga ei tundub, et ikka siin mõnedes elatakse ka sees. Et ei ole päris nii, et kõik on poed, et siin ikka mõningad elavad veel. Aga jällegi tänapäeval on see väga kallis kinnisvara sellist trullit omada. Siin on nagu näidistrulli, et kuidas nad siis elasid omal ajal. Et toolid ja... Ma ei tea, mis see Vietato tähendab, fotograaf Taare. Kas see tähendab, et ei tohi pildistada või? Nad on ennast ilusaks teinud. Võtta kohe pildi meile. Võtsin juba. Aga mis meil siis edasi plaan oli? Edasi oli plaan Loco Rotondo poole veel minna. Et Albero Bello on nüüd siis nagu käidud, nähtud, tehtud. Et nüüd Loco Rotondo poole. Vaatame veel Albero Bello katedraali üle. Ja siis lähme Loco Rotondo poole. On purkskaev ka kõrval. Seal on vist need elektrikindlad jälle. On ikka õiged tavalised. Che ci è finito là, Che devi un pochino più... Papà, lo so io. Dai che poi lui fai fatto tu, Siin on siis näha Loco Rotondo linna, mis pidi siis olema nagu valge kindluslinn, mis ripub üle rõdu ääre, nagu üle rõdu ääre rippuv lillevanik on selle kohta öeldud. Ma ei tea, valge kindluslinn. Lihtsalt vaatame seda panoraami ja siis siin on kirikutorn näha, katedral. Ja nüüd meil on tegelikult edasi plaan liikuda siis Ostunisse, Ostuni linna. Ees on nagu mingid, mis need on, nagu mingid põllud oleks või park lihtsalt selline, park on. Põld on siin päris ees, aga park tundub. Sõidame mööda külavahe teed siis sinna Ostuni poole nüüd siis sellised kihvtid teed siin. 300 meetri pärast suundu paremale. 300 meetri pärast parem pööre, seejärel suundu vasakule. Need on ka neid trullisid näha. Need on täiesti tänapäeval kasutuses, need trullid inimestel. Nüüd siis oleme Ostuni linnas. Parkisime auto ära. Siin oli, kusjuures minu meelest oli üllatavalt odav, et me saime nüüd põhimõtteliselt siis 2 tundi ja ainult 75 senti, et nagu väga odav. Nüüd lähme jalutame lihtsalt natuke ringi ja vaatame, mis me teeme. Ma ikka teen tagant poolt ka nagu hiinlased. Ma siis pildistan või filmin eestpoolt ka.
mis jääb peale, jääb küll kraad ka pluss 34 kraad. Eemalt tundub nagu päris ilus maja olevat. Ja nagu ikka väiksed kitsad vanalinna tänavad. Pildi ära mingi eest ära. See Ostuuni vanalinn pidi olemagi, et ta on lihtsalt hästi mõnus jalutada siin, et ta on nagu labürint. Ja praegu me jalutasime natukene, et siis ta tõesti tundub nagu labürint, et tegelikult ei saagi nagu aru, kus sa pead keerama, kuhu minema, kust välja saada, aga lõpuks ikka kusagilt välja saad. Ja kui kaardi pealt seda vanalinna vaadata, siis ta tunduks nagu roosiõie kujuline. Jätab niisuguse roosiõie mulje nagu see vanalinn. On ju nii? Jah. Ja nüüd vaatame, jalutame siit veel muudkui keerad ja pöörad kuhugi poole ja nii ta käibki. Need on kõik ju oliivipuud, mis siin on. Siin on meeletud oliivipuude väljad. Tohutud oliivipuud. Need on kõik oliivipuud, mis siin on. Ma teedasin siin ikka kilomeetrid siin. Jaa, siit need oliivid siis tulevadki. Hästi palju on neid. Aga meil on nüüd Ostuunis käidud, sõime vahepeal jäätist, oma esimesed Itaalia gelatod. Väga maitsev oli. Kõige parem minule tundus, et see sidruni jäätis, see oli ikka jube. See oli üle kõige, see oli siukse palavusega jube mõnus. Oli küll, jah, hästi hea. Ja nüüd siis liigume tagasi Mooladi bari poole, kodu poole. Tee peal käiks veel korra poest läbi. Ja siis hakkab tänane päev sellega jälle ühele poole saama. Ja siin see kant ka. See kant ka, jah, üldse see on see, nagu see Itaalia kontseks, eks ju, Apulia piirkond. Et see Apulia piirkond nagu hakkab läbi saama. Et homme juba liigume edasi Calabria suunas. Et käisime siis poes, leidsime sellise keskuse nagu Conforama. Ja siin oli ikka täitsa suur korralik pood kohe selline, ma ei teagi, meie Rimiga võrreldav või? Jah. Noh, korralik suur keskus. Ja ikka igasuguseid asju ostsime ja kokku maksime 25 €. Et tundub, et Eestis isegi maksaks samasuguse toidukorvi eest, nagu me ostsime, maksaks rohkem. Et polegi teab, mis kallis. Aga nüüd me siis suundume kodu poole ja siis sellega ongi tänane päev on õhtul. Homme siis hakkame liikuma Calabria poole. Millised viinamarjad on kõik kinni kaetud, niimoodi kasvatavad siin. Aga meil on uus päev vahepeal tulnud. Ja täna me sõidame siis Mooladi barist Catanzaro Lidosse. Ja plaan on siis sõita ranniku äärtpidi. Meil on sõita 400 kilomeetrit, päris pikk maa. Ja vahepeal, see on juba päris lõpupoole, teeme peatuse ka Legastella külas, seal on, vaatame ühte kindlust. Ja ise praegu arvame, hetkel on kell 8. Ja ise arvame, et me umbes äkki nii kella 4 võiksime jõuda kohale hotelli. Et Best Westerni hotelliketi kuuluv hotell on meil täna. Aga nüüd siis sõidame edasi. On vahepeal jõudnud siis Martina Franca linna. Et siis natuke sõidame siit ka otse läbi linna.
tundub, et saime Martina Franca linnast läbi, siis sõitsime otse keskelt läbi, ega parasjagu umbes oli hommikud. Mul on kellaaeg ka selline. Ja kesklinn ka. Ja. Aga nüüd siis suundume edasi lõuna poole. Vahepeal saame siis natuke selliseid suuremaid teid pidi ka sõita. Ja me oleme nüüd juba tegelikult täitsa selle mere ääres, Joonia mere ääres. Meri on kohe siin samas. Siit ei paista midagi, aga ta on siin. Ta alles tuleb. Näe, selline või? Kohe tuleb järgmine. Me siis vahepeal jõudnud Toscano linna. Aga ilmselt see on suure Toscana nimekaim, lihtsalt väike sugulane Toscano. Kusagil siin on. Mägi on äge siin ees. Siit üle ääre vist paistab meri ka või? Veerame sütt. Ei paista, roosipõhsad on ees, ei mingit merda. Näe, palmid kihtud. Üles Mäkkeni. Tulime siis praegu läbi Crotone linna ja oleme siin Joonia mere ääres. Mingid meremärgid vist on. Ma ei näe mitte midagi, kas midagi ekraani peal ka on. Kõik see taevas ja meri on nagu nii ühte kus on meri, kus meri lõpub, kus taevas algab. Aga sealt me tulime igal juhul. Tšehhid siin mingi jubeda rüsaga. 2 vanameest olid. Ja. Haiseb ka, ma ütleks. Teen uue katse, vaatan, kas merevärv ka peale jääb. Ta on nii huvitav, ta on sinine ja roheline ja laiguline. Okei, aga liigume edasi. Tuulepargid sinna. Me oleme nii lõunas, kui üldse olla saab Lõuna-Itaalias täiesti. Külavahe teed on muidugi ägedad, üks auk peab teist taga. Päris jubedad augud ikka. Otsa. 200 meetri pärast pööra ringristmikult vasakule, 3. mahasõit, seejärel parem pöör. Me oleme siis nüüd Le Castella saare juures, Le Castella kindluse juures, kuhu me tahtsimegi tulla ja see on siis siin üks 3 kõige tuntumast, mis need Japigi neemed on, et 1 3 siis. Teised ühes me vist tegime pilti ja filmisime isegi esimeses ja teises sõitsime ka mööda. Ja nüüd siis lähme vaatame korraks seda kindlust ka. See kindlus ongi siis maismaaga ühendatud ainult selle kitsa liivariba abil, et muud sisse ka väljapääsu siia pole. Ja üldse pidi ta asuma, arvatakse, et siin lähedal asus kunagi saar, Kalypso saar, mida siis Homeros oma Odysseias mainis. Tänaseks see saar on muidugi kadunud, aga arvatakse, et see saar oli just siin kusagil. See Japigi neem on oma nime saanud siis selle järgi, et on selline müüt, et kunagi oli üks Jaipiks oli ta nimi,
kes oli siis Tedeuse poeg ja Tedeus oli väga kuulus Kreeka kunstnik. Ja see Kreeka kunstnik, see Tedeus, läks Sitsiiliasse tööle ja tema poeg Jaipiks tahtis talle sinna järgi minna, aga sattus muidugi tormi kätte merel ja hukkus oma laevaga, sõitis siia vastu kaljusid ja hukkus siin ja sellest saigi siis nimeks Jaipigi neem. On siin see kindlus. Siin on rannaala ka. Ja siia, kuhu me praegu auto panime, meil on auto pargitud siin üleval. Et see on alates kella 4 on jalakäijate ala 4 kuni 12 seda öösel, et siis ei saagi siia autoga tulla üldse. Oleme siis oma hotelli tagahoovis praegu, et võtame asjad, auto saime siia taha hoovi parkida ja läheme tuppa, vaatame siis, kuidas tuba on. No nii, jõudsime siis oma hotelli, meil on siin king size tuba, king size voodiga, ma saan aru. Ja üks tool on antud, aga king size tool ilmselt. Näe, kus, siin on veel üks tool. 2 king size tooli. Aga siuke elamine, vaata, kas telekas ka töötab. Vannituba on selline. Siin on see duširuum. Ja teisel pool, siin pool on siis WC-bidee olemas. Ja kohe näitan rõdu ka. Ja rõdu on meil siis ka siin. Selline rõdu. Siin on põhimõtteliselt võimalik istuda. Rõduvaade siis. Catanzaro Liidos oleme, see on siis Best Westerni hotell. Best Western pluss hotell Porto della, issand, ma enam ei mäleta, ühesõnaga mingi siuke. Siin peaks rand olema. Mõtlen, et äkki õhtul saab seal korra ujuma tulla. Siinpool on laevasadama. No nii, väljast on siis selline siis Best Western pluss hotell Perla del Porto. Niuke on see nimi hoopis. Ja natukene siis see on siis täitsa siin mere ääres. Seda ma aknast vist juba näitasin tegelikult. Aga me lähme jalutame lihtsalt natuke ringi, et tahaks süüa midagi ja äkki siis vaatame, kas saab randa või ei, et hotelli enda rand ei olegi veel valmis. Öeldi, et nad alles eile alustasid ettevalmistustega, aga praegu veel valmis ei ole. Aga siin on avalikud rannad ka olemas, nii et vaatame, äkki saab nendesse. Rand peaks siin olema, aga natukene üllatab mind see, et vees on rahvast nii vähe, et kas see vesi ikka on soe. Äkki on vesi külma. Tegelikult ma ei usu, ta ei tohiks olla, nii palavad ilmad on ju järjest olnud. No nii, käisime, ossime endale pizzat, sellist. La pizza emozione italiana. Ja sellel põhjusel, et absoluutselt kõik kohad olid kinni. Kõik restoranid on kinni, kõik poest polnud üldse mitte midagi osta. Nii et, on ju? Jah. Et ma ei tea, nad ei ole üldse oma seda hooaega veel avanud, seda turisti hooaega. Kõik kohad on kinni, et see oli nagu täiesti üllatus meile. Ja rannad on ka tegelikult kinni kõik. No see avalik rand on, aga ma ei tea. Kõik muu on kinni.